Saun on apaatejuus kõikidest kogemustest. Purgatoorium ja paradiis, maa ja tuli, tuli ja vesi, pat ja andestus. See on lüüriline ekstaas, see on igavene uuesti sündimine. Oled terviks tehtud, oled uueks tehtud. Mis on suitsusaun? Suitsusaunal ei ole korstent. Suitsusauna suits läheb ahjust välja läbi spetsiaalsete avade ja akende. Aga tavalisel saunal on juba korsten peal. Et suits läheb läbi korsten. Suitsusaun on 1870-ndatest. Aga ma tean seda, kuidas Tallinna mehed tahtsid hakata sauna ehitama, tulid meie sauna, mis on seisnud nii kaua aega ja ütlesid, et see pole üldse õige saun. Ma küsisin, mis siis õige saun on? Nii jämedatest palkidest ei pea üldse sauna lage tegema, sauna lagi peab olema kuusepalkidest. Ma ütlesin, aga need on vaigused, need peavad põlema minna. Vale jutt, tuleb selline ahi teha, mis ei pane neid palke põlema. Ja siis tuleb veel sinna katuse need laepalgid tuleb vahelt ära kuiva samlaga tihendada. Vaat nii targad mehed. Ja siis ma ütlen, et aga saun on ju, suitsusauna ahi on ju need, mis ajab ka sädemeid välja. Tuleb selline ahi teha, mis sädemeid ei aja. Ma ütlesin, aga siis teeme korsta peale ja teemegi suitsusaunale korsta peale. Vaat nii! Miks olid suitsusaunad nii oluline vanasti? Saunakultuur on tõesti hästi vana, et suvel on kuum ja talvel on külm. Ja saun on olnud väga vanast ajast erinevatest tüüpidest, ütleme selline juba teadaolev ongi see suitsusaun, aga enne seda on sellised, lihtne oli üks onn, kus oli kiviunik keskel ja seal siis tehti higistamise rituaal. See on oluline selline puhastuseks, et kõik beebid, kes sündisid, võeti vastu just nimelt saunas ja surnud ka saadeti ära saunast. Kui haiglad ei olnud, kõik naised käisid sünnitamas oma lapsed saunas. See oli pikk protsess, kui naine hakkas juba sünnituseelsetes valudes, siis mindi sauna, pandi saun kütte, vesi sooja, kutsuti kohale külast ämmaemand ja küll laps ka lõpuks sündis, sest tegelikult on see saun väga steriilne. See ongi, et saun oli ravitsemise koht või nagu haigla või nagu ravitsemise tempel, et nagu ma juba enne mainisin, et sünnid võeti vastu saunas ja surnud saadeti ära saunas. Ka haiguste puhul tehti higistamise rituaale, siis joodi erinevaid taimeteesid ja vihtlemiseks tehti erinevatest taimedest vihtasid. Kõige levinum on kasest tehtud kaseviht ja sinna pandi juurde ka teisi taimi ja siis higistamise käigus ennast nii-öelda peksti selle vihaga. See on siis massaaž ja õhutab ja jaotab seda kuumust üle keha ja läbi avatud pooride, läbi higistava naha siis ka need vihast taimede ained imenduvad inimese organismi, siis tekib kahetine efekt, et väljutab aineid ja ka sisestab aineid, et jood kuuma teed veel sinna juurde, siis see aitab higistada, peksad ennast vihaga, siis aitab higi välja tuua ja ka samal ajal ained läbi naha imenduvad. Selline, väga oluline. Mis on viht? Okstest ja taimedest kokku keeratud üks selline punt. Erinevad puuliigid võib olla ka taimedest, näiteks osad teevad nõgese vihta ja kadakavihta, ja kadakaviht on hea, kui ta ei ole õieti ennem pehmeks tehtud, siis on selline tunne, nagu öö läbi oleks siili kaissus maganud. Kõige parem on vihta teha enne jaanipäeva või jaanipäevasel päeval, sest siis on taimedes vägi ja võim sees. Saunas on nii, et ta tuleb ennem vihtlemiseks valmis teha.
ta tuleb panna kõigepealt kuuma vette, siis võib kadakavihte peab kohe mitu korda kuuma vette panema, peab sinna kerise kivide peale panema ja jälle vette panema, et ta pehmeks läheks. Ja hea ta sellepärast, et igal taimel on oma vägi, mis parandab inimese ihu. Ja see vesi, mille sees siis see viht leotati, see oli näiteks kaseviht, oli juustele väga hää ja sellega pesti, seda vett ei visatud lihtsalt ära. Kui tervis läks käest ära, pole ju arsti käepärast. Loomulikult saunsoo ja erinevad vihad, kadakavihad, kasevihad, tammevihad ja tervis saab kord jälle, pekstakse valu välja. 3 tähtsat sõna üleüldse Hiiumaal on tervise pärast, on saun, viin ja viht. Kas suitsusaun on parem kui tavaline saun? See on nii ja naa, aga on kindlasti suitsusaunal on omad eelised. Just see ravi seisukohalt ja tervise seisukohalt suitsusauna kuumus on pehmem, niiskem. Suits desinfitseerib rohkem seda sauna. Kuumus muidugi ka harritab bakterid, aga see kuiv kuumus mõjub halvasti hingamisteedele. Sul kurk kuivab, nina kuivab, aga suitsusaunas on õhk pehmem. Seal on mõnusam olla ja see higistamine suitsusaunas on selline järk-järgulisem ja pehmem. Et võib juhtuda, et kuivas Soome saunas kuivab esialgu ära, sa ei saagi higi lahti, et see on nagu jah. Siis peab võtma kuumust maha, viskama leili, niiskust tekitama rohkem ja siis minema uuesti. Ja siis võib nagu kuumemaks minna, higi on juba lahti. Loomulikult. Juba vanal ajal öeldi, et suitsusaun on koht, kus puhastub inimese hing ja ihu.